Lisaks muredele tekitab tänavune lumine talv ka palju rõõmu ja silmailu. Praegused ilmastikuolud võimaldavad muuta pealinna pargid tõeliseks talvevõlumaaks. Sel laupäeval avatakse kesklinna Tuvipargis esmakordselt jääskulptuuride väljapanek, kus saab olema 8 erinevat mere- ja metsloomi kujutavat skulptuuri. Kui tavaliselt me oleme harjunud, et lume- ja jääskulptuuri eriti võib heal juhul ainult silmaga vaadata või näpuotsaga katsuda, siis me oleme tahtnud minna natuke kaugemale ja teha seda põnevamaks. Et kindlasti, kes tulevad vaatama, nad leiavad sealt erinevaid üllatusi, midagi jääskulptuuride seest, aga samamoodi võib nende otsa ka ronida, seal pilte teha ja nii edasi. Väljapaneku eesmärgiks on arendada jääskulptuuride kultuuri. Avamisõhtul on võimalik osa saada ka 2 erinevast tuleshowst. Räägupargis on aga võimalus imetleda rikkaliku valgustusega kaunistatud installatsioone. Iga-aastane kuuskede taaskasutus sai Kristiine linnaosas tänavu keskkonda säästvama suuna. Suurem osa jõulukuuskedest me hakime ära, kuivatame ära ja need lähevad Utilitase koostootmisjaama, mis jõuab ringiga siis kõikide meie kodudesse soojana tagasi. Aga osa jõulukuuskedest me oleme toonud ka siia Rääguparki, kuhu me oleme teinud ilusa kuuskedest maja ja laboründi. Siin on väljas selline mõnus väike kogukonnafestival. Siin kohalikud elanikud on väga õnnelikud selle üle, et nende igapäevasesse mänguplatsi, kus nad lastega käivad, on selline tore valgus, mis siis pimedat kaamost natukene siin valgustab ja teeb tuju paremaks. Kristiine valgusfestival on avatud 14. veebruarini. Hetkel käivad ettevalmistused ja arutelud ka traditsioonilise lumelinna rajamiseks, mis plaanitakse avada Tornide väljakul ülejärgmine nädal.